mõnes mõttes kõlab hästi nagu müstiliselt või tekib küsimus, et kui ma olen hea inimene, igavene, soovin kõigile head, armastan Jumalat, emakest loodust, naabrit, kõiki tahan tingimusteta armastada, elada siin ja praegu õndsuse, õnne loomulikus seisundis, siis miks ei avaldu või miks see avaldub korraks mingitel hetkedel. Mulle kingitakse selline, kus ma olen päris lähedal sellele, et kõik on hästi ja hoolimata sellest materiaalse maailma viperustest, sünd, surm, haigused, sõda, kadedus, iha, viha, need on lihtsalt sellised välised asjad, et mul ei ole nendega kokkupuudet ja ometi näed endas, eks ju, neid jooni ka. Et võib lihtne maamees saab küsida, et kas see on siis Jumalat ei ole või milles see error on, et mul on ikka need, eks ju, mis iganes hirmud ja nagu ma rääkisin eelmises klipis ka, et tuleb välja, et see meie keha ja peenkeha ja hing tänu valikuvabadusele me oleme teinud kunagi valikuid ja need luubid ja need samskaarad ja harjumused kuni alateaduseni välja, need seal elavad oma elu mõnes mõttes. Et kui ei ole tugevat võimast alternatiivi peal, ütleme, et Jumala armastus ja kõikide armastus, saad aru, eks ju, et see arusaamine, teadvustamine käib alguses läbi teadmiste. Teadvustamine on see, kui sa oled juba spontaanne, tead, kõik on loksunud paika, eks ju. Teadmine tuleb välja, et nagu koolis lähed, A, B, eks ju, õpid 1+1, teine klass, 3, et üles ehitada seda vaimset keha, svarupat, seda oma loomulikku olemust, et olla sõltumatult ükskõik mis kehas või mis olukorras, materiaalses olukorras või dimensioonis, poliitilises olukorras, suhteolukorras, sugulastega olukorras, et see ei puuduta sind. Sa oskad seal käituda ikka jäädes armastusse. Et see vastus on siis tegelikult hästi lihtne. Vastus on see, et peame ära õppima, kus on vaenlane meie enda sisemaailmas, meie teaduses ja meie omadustes. Ja see on umbes, et seisad platsi peal, ütled, et ma tahan ehitada endale armastuse kuningriiki. Tuleb hakata ehitama. See armastuskuningriik eksisteerib võib-olla peenel levelil juba, aga kui sa oled füüsilises kehas, siis tuleb hakata liigutama. Eks ju, leida inimesed, eks ju, kes oskavad ka ehitada, kes innustavad, eks ju. Sekundi haaval. Hakata jälle ennast kokku võtma ja ehitama üles seda seisundit, mis on meile loomulik, see on kõige naljakam ajuvaba, eks ju. Et pühakirjad kinnitavad ja targad pühakud ja oma eeskujudega, et armastus ja igavik ja hing ja ühendus Jumalaga ja loomulik armastuslik seisund, et see on meile, see on nagu, ma ei oska öelda, suhkruomadus on magus. Aga sinna jõuda, et seda teadvustada, siis hakkab trall pihta. Täna kaevame sügavalt. Eksistentsiaalne kriis, isikuline kriis, et seda kõik kaevavad, kõik koolitused ja psühholoogid ja parapsühholoogid ja religioonid ja koolitused, milles on probleem ja kõik püüritavad sinna tuumani jõuda. Aga tavaliselt ütleme, et kõrgkoolis või üldse koolides ei õpetata, mis on mateeria ja vaimu vahe. Hing on antimateriaalne ja on meil füüsiline keha. Aga Bhagavad Gita siis, minust väga hästi kiiresti lammutatakse see ära siis punktist A kuni lõpliku eesmärgini. Igaüks näeb, kus etapil ta seal viibib, aga kõikide probleemide tuum on, et meil on hirm. Ja ülejäänud on kõik hirmuvarjundid. Hirm, olelusvõitlus, eksistentsiaalne, iga hetk võib olla surm, iga hetk võib majanduslikult midagi olla, iga hetk võib suhtega midagi olla, iga hetk võib mingi tervisega midagi olla. Ja selle taga on suur hirm. See hirm avardub vihas, ihas, ma ei tea, intoksiliste ainete, narkootiliste ainete kasutamises, kuidas ta igatpidi väljendab. Et need on lihtsalt hirmu erinevad väljendused, selle suure ebakindluse. See on alateadlikult nii sügavalt sisse kodeeritud meil elu järel, et pead robama oma tüki
kiiresti, unusta ära empaatia, keegi teine kannatab, see on tema elu, sina pead kuidagi ellu jääma. Ja metsa need reeglid kõik, reeglid heal juhul järgib inimene siis, nõndanimetatud materiaalse maailma kultuurne inimene, kui see on talle kasulik, et siis sina teed neid asju, mina neid asju, lepime kokku, et meil kõigil hea oleks, et me kõik saaksime nautida läbi keha meelte ja jumalat mängida. Kui sina segad minu jumala mängimise ruumi, siis sa oled juba vaenlane, siis ma kuulutan sõja. Ja need madalad omadused, kus on sõda, seal on korruptsioon, praegu ka tuli välja siis seal, et nagu see oleks üllatus, et riigi nagu Eesti riiki või seal kõrgemal tasemel inimesed on madalate omadustega, et ega nad ei pea vastu, nagu popstaargi ei pea vastu, eks selle kuulsusele hakkab lõpuks ninna tõmbama midagi või hakkab arvama, et ta on jumal või ma ei tea. Täpselt samamoodi poliitikud, et see on see hirm, raba, võta läbi kõikide vahendite, et taga enda tagala või. Aga kui sa niimoodi maha rahuned, siis kadestada pole kedagi, kõik me oleme kaotajad. Siin on see surma ja sünniriik. Kui sa vaatad dokumentaalselt kõige vaesema, kõige rikkama inimese elulugu, siis on üleelamised täpselt samad. Pagad kiita esimeses peatükis, siis kohe või teises, eks juba ka hakkab rääkima siis hingest. Sa oled igavene hing. Okei, ma olen igavene, soovad mis on materiaalne, mis on vaimne, mis on sinu algne olemus, mis on su füüsiline keha, mis on su mõistus, mis on su meeled ja arukus ja kõik need asju hakatakse nagu konstruktor lahti tegema. Ja siis lõpuks number punkt 1 punkt A-st, ja lõpuks on B, et öeldakse, et anda Jumalale. Tunnusta üldse kõik religioonid ja kõik, et sa nagunii ei mätsi välja siit üksi. Anna oma süda ja teadus tingimusteta Jumala armastamisele, teenimisele, teiste õdede, vendade tingimusteta armastuse teenimisse. Vasta tajale kohale tingimustele, oma omadustele. Jälle omaette suur kunst, kuidas seda teha, et see oleks lihtsalt mingi sentiment, mingi New Age, religioosne, kauge, India ja sentimentaalne välja hüüdud lause. Et väga tehniline, väga mehaaniliselt konstruktor see võetakse lahti, meil kõik seletatakse siis. Miks me kannatame, kuidas hirmud avalduvad siis läbi erinevate emotsionaalsete plahvatuste ja kuidas siis samm-sammult seda kehalist mina mulle minu hankara valega kontseptsiooni hakata lammutama. Pikk ja raske ja valuline protsess mõnes mõttes. Aga suured asjad võib-olla ei tulegi lihtsalt, et see on ka üks selline. Peab leppima selle edu saladusega, et kui sa tahad edukas olla, siis pead ennast ületama ka. Armastuse defitsiit. Kõik meie reaktsioonid, viha, iha, kadedus on armastuse defitsiidist nii lihtne asi, eks. Et kuna me ei ole saanud võib-olla seal eelmistes elus, selles maailmas on see tavaline, et kogu aeg business, sina mulle, mina sulle, isegi vanemad lapsed, eks ju. Me oleme õppinud siis nagu ärimehed, eks ma teen nii, et ühiskonnast saada mingi heaks kiit, et olelusvõitluses hakkama ellu jääda. Ja me reageerimegi siis mõnikord siis, või teised reageerivad meie suhtes siis agressiivselt, närviliselt, solvavalt, eks ju, kas meie teiste suhtes, teised meie suhtes. Tänu sellel on need reaktsioonid. Materiaalses maailmas on lihtsalt selline kruuv, selline meeleolu, et käib äri, sina mulle, mina sulle ja maast madalast juba. Ja sa oled ennast ära kaotanud, kui sa meenutad ka, mina meenutan näiteks, et sa pidid, tahad ennast identifitseerida, kuuluda kuhuga, eks ju. Vahepeal oli seal mingi, mis meil olid seal, mingi foto, New Romance aeg, ma nagu ka soeng, see muusika, ma nagu tundsin, ma kuulun, püüdsin nagu sisse seada. Aga siis üks sõber läks nagu, oli ka foto, järsku läks nagu mingi heavy, ütles, hei, heavy rock hoopis. Ma nagu nii pettunud, mis temaga juhtus, eks ju. Siis, enne seda oli vist mingi pungi liikumine, aga punkarit meist ei saanud, aga meil meeles natuke panime ka mingid ketid ja peol, Vene ajal eriti, eks ju, panid selle pintsaku tagurpidis, meil on need ketid kõik kaks, me nagu, see oli nagu panime punki, aga me ei olnud muidugi, me ei läinud nagu kaugemale, osad tootavad punkarid mulle, need olid sellised, nagu, kuidas öelda,
me olime nagu amatöörid, tegime lihtsalt pulli, eks, aga mõned olid siis professionaalid punkarid, eks. No siis hiljem seal, eks ju, noh, mis samastamisi kõik on proovitud, inimesed samastavad, noh, iseennast vaatad ka ja noh, nüüd ma samastan ennast, ma olen Krishna-hiit, Krishna pühendanud. Et ütleme, suures plaanis me nagu otsime ennast no kohtas, inimesed ka religioonis otsivad seda, eks, seda kindlat kohta, et ma teen nii, nagu need inimesed, ma tunnen, et ma olen nende osake ka sellest puhtast kõrgest asjast ja siis ma noh, sean ennast sisse, et nemad aktsepteerivad mind, et neid reeglid, aga need teised, kes ei ole nagu selles, need tavaliselt noh, kas nende sarunadesse pihta on seal mingi väike peen kriitika, ennast paremaks pidamine ja noh, kõik selline tavaline klassika. Aga point on jah, et meie agressioon teiste suhtes ja teiste suhtes agressioon meie suhtes on lihtsalt see lihtne armastuse puudumine, mida me ei ole saanud siin maailmas, seda tingimust armastust, et nii kui me kuskilt ei ole saanud seda maast madalast või eelmistes eludes, nii tekib see haiguse kolle läheb järjest sügavamaks ja sügavamaks, sellepärast mõni terve inimene võib reageerida mõnikord mingile agressioonile naerab ja viib selle naljaks ja väga kergelt, eks ju, mõne tervema psüühikaga inimene, kes on saanud võib-olla lapsepõlves sellist tingimusteta armastust, ükskõik ta pättust, mitte pättust, ta teab, et tema selja taga on armastav ema, isa, eks ju, tingimusteta. Aga noh, hiljem me identifitseerime ennast, no ütleme, see kõige tugevamaid sisseseadmisena, et okei, et minu pere või noh, mõned laiema teadused, minu rahvus. Ja minu pere ka ütleb, noh, pere, et okei, aga varsti sulled ära. Ei, minu lapsed elavad, see on nagu mina elan edasi oma lastes, eks ju. No, mis on nagu selline viimane lohutus, noh, materialistlikele inimestele. Et noh, muud ei ole kuskilt kinni hoida, siis noh, samal ajal sa oled elanud mingi miljon elu kuskil ämbliku kehas, sipelkehas, linnukehas, puukehas, sul on noh, järglasi oled tootnud, eks ju, noh, nii palju need sünde olnud. Ja esiteks sind ei mäleta keegi, sina ei mäleta kedagi oma ilmestest eludest. See on selline väga mitte tugeva pinnaga lohutus. Ja põhimõte on selge, jah. Ja mis me peame siis tegema, ootama või et selles maailmas siis äkki keegi, me leiame kellegi, kes on meie suhtes, kas kuuru vaimne õpetatakse, tavaliselt vaimselt arenenud inimesed, nende poolt me saame siis seda tingimusteta armastust, kes võtavad meid vastu, ükskõik milline sa oled, eks ju, aga siis noh, eeldavad ikka, et me hakkame nagu noh, tööd tegema, eks endaga. Et see on siis võib-olla noh, ainuke lohutus, aga ega muidu selles mõttes muud ei jää, kui ise ära õppida, ise hoopis pakkuda ja olla see nii kaugele areneda, et sina oled see tingimusteta armastuse esindaja. Et seda katkist pilti natukenegi parandada, noh, ise puhastad ja noh, teistele teed võib-olla pai. Kõik on püha. Familiaarsus tapab armastuse, kui sa võtad, et see on iseenesest mõistetav. Kui sa natuke teadvustad teooriaski, et sa ei ole muhvigi loonud, sulle võimaldatakse, siis sa võid kuni rakuni, kuni aatomini hakata austama igat energiat, elementi, taevast, värve, lõhnu, maitset, elusolendid. Et kõik on püha, kõik on jumalik. Kõike selle võimaldab, eks ju, kõrgem loodus. Ja siis peaks tulema siis selline emotsioon ja maitse ja tunne taha õige. Ja siis on nagu head professionaalsed kokad, kes õpetavad meile, kuidas siis, et mul on see keha, meeled, materiaalne maailm, olelus, võitlus. Ja kuidas toitu valmistada ja tegevusi teha. Nii, et sool ja suhkur oleks ka sees. Muidu teed hästi, aga ikka tunned, et ei ole päris sees. Mingi hea hitt tuleb välja, kuulad lugu 10-20 korda juba töötab ära. Hea magustööd, proovid. Sööd 5. magustööd väevoksale. Kõik materiaalsed naudingud, täpselt samamoodi, seks, eks ju, noh, kaasa jõuad õõrudele. Uus ja huvitav, siis võtad järgmise õõrud, eks ju. Noh, kogu aeg mateeria petab meid ära, siis need tippkokad, spiritualistid, pühakud, pühamehed, vaimsed mehed, pühakirjad. Jumal siis läbi nende räägib meiega, et kõlliks, et kõik on hästi, keha on okei, keha on püha tempel, kõik see mateeria on ka püha. Kuidas siis nii, et sool ja suhkur ka sees oleks, kuidas panna igasse tegevusse vaimsust taha, kui sööd hästi nii puhast toitu, kui saad, et seal vägivalda ei ole, pühitse toitu. Noh, et iga mõte, iga tegevus, kultuur, film, tants, kõik peaks olema kandma seda siis spirituaalset, omakusse püüdmatut tingimusteta armastust, eks Jumala emakese looduse, teiste abivalmiduse ja empaatia, headuse, kõiki need kõrgeid omadusi. Siis on toit õieti maitsestatud ja meile siis, seda me õpime siis, sest mateeria nagu ise ilma vaimutada nagu noh,
viibki meid tupikusse, et lõpuks mõtled, soola on vaja ja on vaja sinna, et Jumal oleks taga, vaim, hing oleks taga, sest siit hing läheb kehast välja, siis see minu keha ka samamoodi, need prillikesed ees, kõik see lõpuks kõduneb ära, eks ju. Keegi ei ole huvitatud eriti sellest kehast, eks, kui hing läheb välja. Mateeria on tore ja ilus, eks ju, keha kui templina, aga iseenesest mõtle, et sa teed mingit tööd ja sul on hea soe jope seljas. Ja siis keegi vahetab selle jope ära. Aga sa oled nii keskendunud selle tööle, et üks ütleb, et kuule, ma olen sul soojem jope, paned teise jope, sa ei jõua, sul on nii keskendunud oma sellele töölõigule, et põhimõtteliselt vahet ei ole, mis jope on, peast enam soe ja nii ja naa, eks ju. Täpselt samamoodi me oma keha eest hoolitseme, et keha eest tuleb hoolitseda, jope peab soe olema, eks ju. Aga ideaalis siis vaatad pühamehed ja ma olen lugenud, eks ju, et osad pühamehed jätavad keha nii, et nad ei saa arugi, kuna see hingemaailm ja ütleme, see vaimukeha on niivõrd keskendunud ja igavestele väärtustele armastuses ja nendes tegevustes, et ta kasutab keha küll, austab kui Jumala templit, aga kui ta ei samasta ennast meelde ja kehaga, siis see kehavahetus tema jaoks ei ole üldse mingi nagu meil draama, et mis juhtub, see surmahirm, eks ju, need kõik need valud, kuna me samastame oma närvisüsteemi ja psüühilise energiaga ja läbi meelde selle kehaga oleme harjunud ainult nautima, rõõmu tundma, me ei oska elada rikkalikku südame vaimu, sellist jumalikku elu, eks ju, omakuse püüdmatut, eks ju, antimateriaalset, ütleme, spirituaalset elu, mis on igavene esiteks ja ta on 100 korda rikkam, eks ju. Et ma ei tea, vaevalt, et keegi, väga vähesed jõuavad selles elus selleni, aga see oleks eesmärk, see tähendabki, et võita surm juba selles kehas. Keha pead sa nagunii jätma, aga see teadvus, et see hingemaailm ja elu on juba ammu igavestel jumalikel ja tingimustel armastuse teenimise väärtustel. Et palju jõudu kõigile, jõudu tööle. Palju siis sõltub minust ja sinust? Suur maailm ümberringi, suur loodus, emake loodus, Jumal, pooljumalad, erinevad kultuurid räägivad siis erinevatest mõõtmetest, erinevatest elusolenditest, kes on meist kõrgemal positsioonil, kes võib-olla kontrollivad looduse stiihiat või üldse püha vaim, ülihing või algne isiksus, kus kõik emaneerub. Et kuna on see valikuvabadus, siis tänu sellele valikuvabadusele sõltub ka meist midagi, aga suurem osa siiski väljaspoolt. Et ütlen, et ma tahan headust, armastust, küllust, rikkust, ilu, kõike kogeda seda, mida mu hing alati ihaldab. Isegi ma valest kohast otsin seda. Ja saan petta sealt ja sealt, aga käin nendes kohtades, kus ma olen käinud, eks, et läbi alkoholi ja lõdvestana elurõõmu saan kätte. Pärast näiteks pea on haige, aga muud ma ei oska. Et materiaalne maailm siis pakub erinevaid siis party-zoone. Aga lõppkokkuvõttes me saame aru, et meilt oodatakse midagi. Et ma oma teadvust, valikuvabadust, oma aega, oma tegevusi ja läbi nende näitaks siis, et me oleme raskelt huvitatud igavikulisest õnnest. Kui ma oma valikuvabadud omalt poolt midagi tee, on ka pekkis. Aga kui ma arvan, et me võime ise kõike juhtida ja ise sundida kõike mehaaniliselt läbi oma protsesside, askeeside, rituaalide, loodusel alluva minu, mis iganes motivatsioonid on, siis on ka pekkis. Et see on selline kahepoolne liiklus, nagu me teame, eks, et olla armastatud ja armastada, eks, siis läheb energia õieti tööle. Et loodus, emake loodus kõige kõrgem nii armastab meid. Et selle väikse valikuvabaduse raames me siis kogeme erinevad kehasi, erinevad mõõtmed, erinevad kogemusi, pettume, nii kaugu hakkab siis see huvi mateeriast vaimu vastu minema, sest vaim ei ole odav, ta ei ole odav selline turuplatsi värk, see on rohkem kullapood. Turuplatsil on alati palju rahvast, kullapoes on vähe rahvast, eks ju, hind on kõrgem, väärtus on parem, kvaliteet parem. Armastuse kõrgkool hakkab sealt, kui sa oskad
rasketes olukorrades ja ebameeldivate sinu jaoks võib-olla närvisüsteemil inimestega jääda armastusse, et ütleme, et algaja vaimne inimene on kirikus, tunneb pühad tunnet, eile käisin ka Chopini kontserdil oma kaasaga ja see Jeesuse pildid ja see kirik ja see Chopin ja väga lihtne oli olla selline üllas, toredas meeleolus või kodualtari ees. Ka klaveri panin taha, loen püha nime, ma tunnen, et mul on vaimne armastus täis olend, eks ju. Okei, see on nagu algaja, väga tubli, et sa otsid neid hetki või tekitad endale hetki nagu pühalikke, jumalikke hetki. Aga siis kõrgkooli vaatad, kõrgkooli tüüp, eks ju, ma olen näinud ka, kuidas pühakud reageerivad, nagu sellistele, vaimsed inimesed, kes on must eespool ja ennast teadustanud, ütleme, kordades rohkem kui mina, kuidas temad käituvad kriisiolukordades, jäädes armastusse. Üks kõige klassikalisem näide on ikkagi see Jeesus Kristus meile siin läänemaailmas, kes palvetas nende ees, kes tema keha lintsisid. Et soovin kõigile kõrgkooli sisseastumise eksamid siiski ära teha, et kui justkui materiaalne energia ja teised elusolendid ei peegelda meile üllast kõike läbivat armastust justkui, aga siis meie omalt poolt ikka sisemiselt, isegi kui me väliselt peame käituma niimoodi, et me võib-olla väldime aga sisemiselt me palvetame nende elusolendite eest ja soovime neile head ja ei tee mingit hinnaalandust, nagu Jumal ei tee ühegi elusolendi suhtes hinnaalandus armastuses. On sümptomid alati asjadel, eks ju, et mõni ütleb usub, ei usu, aga siis peab mingid, et sa otseselt võib-olla ei näe, eks ju, röntgenkiired, aga siis tehakse pilt ja siis on juba mingi kogemus, et need pildil on näha mingid asjad seal, eks ju, haiguse kolded ja siis järelikult see, keegi oskab võib-olla seletada, eks ju, täpselt, kuidas süsteem käib, aga toimib. Armastusel on ka, eks ju, sümptomid. Võib-olla see haigus oli hea näide, võib-olla positiivsema näited ja tooma, kuidas sümptomite peal saab näha, kas nähtus toimub või toimi. Raadiolained, et me ei näe need raadiolained, me nagu ei tea ka, kuidas see, keegi midagi on seletanud, aga ometi raadiolained räägivad meile. Täna on selline ilm, me ei tea seda inimest täpselt, me ei ole kontrollinud ja kuidas see raadiolained toimivad, et see info, aga me usume, meil on kogemus üks päev toimis, järelikult enam-vähem pannakse täkke. Tänapäeval muidugi ilmajaamad pannad ka mööda, eks ju. Emake loodus on niivõrd inimesse sellise hullumeelsuse all, sellise raskuse all, et isegi raske on ilma ennustada, aga armastusest rääkides, et nii sõpruses, Jumala armastuses, ema armastuses, eks ta avaldab ikka jälle nende sümptomite järgi, et ütleme, et täna ka lugesin mantra, mõtlesin, et mis selle ema armastuses ja sümptom on nagu, see põhi nagu avaldumine, emotsionaalne avaldumine on see, et täitsa uskumatu, et sul on mingi teine hing, eks ju, okei, sa oled tema üsas, sinu hing läks tema üsasse, moodustus see keha, eks ju. Ja siis ta kogu elu, vähemalt minul on vedanud, võtab sind sellisena, nagu sa oled, et tema armastuse nagu ei kõigu, et võib-olla ma käitun mõnes asjas täiesti tema põhimõtetele vastu, tema arusaamadele vastu, või ta ei saa üldse aru, eks ma mingi poeg, mingi Krishna, mingi India värk, aga kunagi ma olen näinud, et ema nagu midagi vähem mind armastaks tänu sellele. Et see on see tingimustada armastuse nagu sümptom. Sõber ka, eks ju, et õige sõber, eks ju, et ütleme, et mul läheb kehvemini kui sul, et mul hea sõber. Aga see, et sul hästi läheb, ma tunnen sellest nagu hullu rõõmu, mitte nii kui kadedast tuleb, nii see sõprus ei ole päris see, eks ju. Mingi aspekt võib olla seal, aga ta ei ole puhas sõprus. Puhas sõprus on see, et sõber on parem, targem, ta hakkab järsku paremini, sa tunned siirast rõõmu, issa, ma olen nii uhke, et mul on nii lahe sõber, et ta läheb nii hästi. Nendel on võib-olla kõik pekkis, eks ju. Ja siis see Jumala algne armastus, eks ju, milles me üldse kõik räägivad, ma ei tea, kas sentimentaalselt või fanaatiliselt või osati hirmu äratavat, eks ju, et kes see Jumal on, kus see on pikk suur teema, eks ju, kuidas loodus on isikuline, seal taga on ka kõrgem teadus ja kuidas see isikuline aspekt Jumalale laiendab ennast, meiega oleme tema väiksed, ütleme niimoodi, et teatud mõttes väiksed jumalakesed, kvalitatiivselt samad, kvantitatiivselt erinevad, et kuidas siis see Jumala armastus teda absoluutselt ei kõiguta, oleme me ateist, mitte ateist, maniak, mitte maniak. Ta lihtsalt läbi armastuse konkreetselt, kuna ta valdab kõike, kõik on tema energiat,
ta lihtsalt õpetab. See, et ta õpetab ja vahel on range ja kasutab teisi elusolendeid, kes on postiljoonid, toovad meile mingeid ebameeldivusi, seal ainult seal taga on puhas armastus. Seda uskuda, sellest aru saada, seda on vaja tõesti aastaid ja kogemusi ja pühakirju ja pühakuid, kes sulle tambivad seda tõde, et Jumal küll, Jumal küll, et sa ju kogu aeg, iga hetk elad Jumala armastuses, sest sa hingad, sul on toit, sul on kodu, eks ju, enamus. Ja kui ei ole kodu, eks ju, ja võib-olla sa hingad halvasti või sul on, siis on ka see sama armastus on seal taga, sest Jumal tegeleb meie hingega. Meie samastame ennast kehaga ja mõistusega hästi tugevalt, sellepärast meil paistab, et Jumal on ebaõigne ja ulm. Sest me ei tea need lihtsad reeglid, mis on füüsis ja mateeria vahe. Jumal tegeleb meie hinge armastuse arendamisega, ütleme nii. Et tuleb see algus nagu teoorias nagu vastu võtta see variant, et ahaa, et keegi võib öelda, et väike laps suri, ta ei olnud ju mingit pattu teinud, et mille eest ta maksis ja siis on eelmised elud. Ja teiseks, eks ju, me ei tea seda, eks ju, meie ei tea. Öeldaks, kui laps sureb, siis ta saab väga hea karma, väga hea sünni nagu. Tavaliselt juba kõrgematel planeetidel, eks ju. See hing, aga meile muidugi see valus, kuna me samastame kehaga ja see on lapse keha ja et see nagu lihtsalt nagu AB, nagu vaimse elu AB-d, mis aitavad siis neid pingeid ja sellised valesi samastamise maha võtta, eks ju. Jõuda selleni, mõistes näiteks ema armastuse kogemust omades, et Jumal on samasugune, algselt 100%, ta ise väidab mitmes mantrates ka, et mul ei ole nagu vaenlase oma kauge. Ta lihtsalt vastavalt käitub ja õpetab selles armastuse koolis. Kõiki vastavalt. Tere Eestimaa! Kõik on huvitatud saatest. Minu mõte, sinu mõte moodustub kokku ilus värvilise vikerkaar, millega me vabastame ennast kahesusest, kolmemõõtmelistest piirangutest. Režissöör palus mul lugeda sellise sissejuhatuse, et olla saatesari muutuks atraktiivsemaks. Mõtle niimoodi, et see absoluutne elu, saatus, universum, teadvus, Jumal, püha vaim, kuidas soovid, et tema vaatab sind praegu. Silmast silma, hingest hinge, vaimust vaimu, olemust olemusse, teadusest teadusesse, 100%. Nagu nii me oleme lahutamatud osaks, et nagu sa tunnetada, sinu teadus tunnetab keha igat punkti, nii tema oma transcendentaalse närvisüsteemiga on kohal igal pool. Ja nüüd, milles siis on siis probleem, eks ju? Tema on fikseerinud meie, selles mõttes ta teadustab meid, iseennast ja meid, kõike meie tundevarjundid, meie soove. Nüüd on siis seal, meie vahel on siis selline valikuvabadus, väike valikuvabadus. Mis käib nagu armastuse nagu seal passis, nagu tempel. Sa ei saa öelda, et see on armastus, kui sul ei ole valikuvabadust. Kuhugi maani. Sa meeldid mulle, aga mina ei meeldi sulle. Inimesed tavast pettuvad. Miks? Ta ju nii meeldi mulle, et miks mina talle ei meeldi. Valikuvabadus, armastuse valikuvabadus. Tegevus, et kui sa oled nagu Jumala teaduses, see tähendab, et su mõte, keha, hing, kõik on siis nagu ühenduses Jumalaga. Aksepteerib teda läbi tänulikkuse ja alandlikkuse, aga ta nagu tegutseb. Teenib õdesi, vendasi, Jumalat, kõike teenib, eks. Armastus tähendab teenimine, võrdusmärk. Eks ju, et üks asi on see nagu mõtted, armastus nii ja kui sul on keha ja mõte, eks ju, jookseb juba, siis sa pead nagu, mitte pea, vaid sul automaatselt tekib selline impulss, et ma tahan seda inimest teenida, kui mulle meeldib kuidagi, lille või uurin, mis talle nagu meeldib. Pühakirjad räägivad ka, et Jumal on loonud selle maailma, et mis talle nagu meeldib. Et on valikuvabaduses võid ka olla karmatsüklis, eks ju, surma, sünni ja kehade samastamise tsüklis, 8 400 000 erinevat eluvormi meie päikssüsteemis. Võid seal ka möllata ringi valikuvabaduses ja unustada Jumala justkui, kuigi see ühendus ei katke, aga oma teaduses. See ongi see hetk, millest ma juttu alustasin, et Jumal vaatab sulle otsa, sina ka, ja kui sa nüüd Jumala pööra kunagi ära oma palet, sellepärast, et tema kuningat, tema teadustab, tema, ütleme niimoodi, et tema nagu laienenud keha või nagu ma ütlesin, tema transcendentaalne närvisüsteem ja tema transcendentaalne teadus, püha vaim, ülihing, paramatma,
et tema on kohal, küsimus on nüüd sinus. Et Jumal ei pööra kunagi selga või ta ei pane tähele, oi vabandust, et mul on nii suur Jumal, et nii palju asju, et ma nagu ei pannud sind tähele. Et tema on nagu 100% absoluutne, absoluutselt fikseerinud sinu peale. Ainuke asi on, et sina oma valikuvabaduses ja mina, eks ju, me nagu hakkame vaatama seda Jumala loomingu mingeid muid aspekte ja eksime ära, eks ju. Meil tekib see, et oot, ma tahan ka seda kogemust, et ma tahan seda endale, ma tahan seda nautida. No hakkad nagu Jumalat mängima, eks ju. Nautimine ei ole halb, aga nautimine, ütleme, ideaalis on kõik koos. Et me kõik koos naudime. Õed, vennad, loodus, Jumal, kõik koos naudime, eks ju. Ühine parti, suur parti, eks ju. Üks parti on. Mitte nii, et teised on kõik kuskil, kõik peavad nagu mind, mina olen nagu partikunn. Partikunni koht on kinni, Jumala absoluutne isiksus. Sest meie ei ole midagi loonud, tema on loonud, meie oleme ka tema lahutamata osakesed, eks ju, selles mõttes. Et nüüd jah, ainuke variant on, et Jumal juba vaatab, kõik sealt poolt on hästi, nüüd sa pead ise oma teadvuse, mõtte, hinge, teadmised, transcendentaalsed teadmised, kuidas toimida nii, et ma olen heas ühenduses iseenda, Jumala ja kõikide õdede vendadega läbi puhta tingimusteta armastuse energia. Siis hakkab nagu, siis läheb tööle nagu 100% kõik nagu nii töötab, aga siis läheb nagu selles algses igavikulises ekstaatilises õndsuse mõttes kõik tööle. Üldse vaimse elu transformatsioon on väga mitmekesine, kuidas keegi kas eelmiste elude mõjuga või suured kannatused või uudishimu või rikkuse müstika uudishimu, et kuidagi läbi mingi rituaalide saada nagu kuulsust, rikkust ja müstilisi täistest kõrgemale nagu müstiline guru, eks ja olla müstiline guru. Et erinevad motivatsioonid on, aga üldiselt inimene, on erandeid, aga üldiselt 99,9% inimene, ta ei, mitte muhvigi tea nagu vaimsest teadusest. Sellepärast on inimesed pühakud nagu Jeesus Kristus või Srila Prabhupada erinevates traditsioonides, kes siis räägivad oma kogemusest. Me küll veel ka siis ka aru ei saa, aga mingid tüübid räägivad, et et me oleme igavesed ja kõik on hästi ja Jumal armastab meid ja me väärimegi sellist puhast armastust ja siis me nagu kuulame ja siis erinevad pointid on, et kuidas me siis seda informatsiooni vastu võtame. Namabhaas näiteks öeldakse Jumala nime, üks sellised solvangud on see, et sa kordad lihtsalt umbes, et ma ei tea seal, tee kristlased, minge ära siit või Hare Krishna, et minge ära või tulge siia. Et sa kordad püha nime, see toimib, eks ju, Jumala nimi, puhas vaimne vibratsioon, aga sa teed seda nagu, sa ei ole üldse teadlik, mis asi see on, võib-olla see on mingi huvitav müstiline asi, mis ta ütled, eks ole. Nama aparatha on juba see, et sa teed solvanguid, aga sa juba nagu proovid, et sul on mingi kokkupuude. Aga siis seal on ka veel ebatähelepanelikult loed, see on umbes, et ma ütlen ka, et tule siia, eks ju. Sa tuled minule, et ma vaatan hoopis mujale, eks ju. Et me ei suuda, kuna me ei tea Jumalast nii palju, me teadus ei ole puhas, südames on ikkagi, me ei austa, eks ju, teisi ja kõige kõrgemat veel 100%, siis me väga raske nagu tähelepanu hoida. Olen nagu rahutud, eks ju. Et ja püha nimel on ka oma transformatsioon, nagu vaimses elus on oma transformatsioon, et palvetel ka, kuidas palves me areneme, et lõpuks me saame aru, et palve ja Jumala nimi ei erine Jumalast, eks ju. Et me tegelikult see on nagu, et keegi võtab telefoni otseselt nagu tere Jumal, eks ju. Aga eks need sammud on väga palju erinevad samme, on hästi huvitavalt kirjeldatud, need samme, aga erinevate nurkadelt, kuskil põhjalikumalt, kuskil vähem põhjalikumalt, üldiselt selle algaja, siis keskastme pühendunu ja siis juba puhas pühendunu, kes on ekstaasis uttamadikaari, eks ju, seal kanista adikaari on selline algaja, maadjamadikaari on juba selline, kellel on nista juba ruutsi usk ja maitse juba olemas, eks ju. Et need taustsüsteeme on hästi palju, aga põhimõte on ikkagi selles, et meil, kui meil ei ole kokkupuudet elava armastajaga ja kui meil ei ole kvalifikatsiooni, seal on vaja 50-50% ja ainult mitte see, kes sulle räägib, aga kui sul ei ole alandlikkust ja tänulikkust ja tähelepanelikkust, et mina tean, midagi ta räägib õieti valesti, eks ju, kui sa niimoodi nagu lähened inimesele, kes on ennast teadustanud ja kes räägib puhast armastuse, eks ju, vibratsiooni Jumalast ja meist ja kõigest loomest ja emakest loodust ja kui me nagu vaatame selle, siis ei jõua ka kogu informatsioon, kogemus meieni. Sellepärast see küsija või kuulaja ja jutustaja, nad peavad olema mõlemad selles mõttes nagu 50-50. Et kui ma räägin sulle, siis 50%, mitte mõni protsent, 50% sõltub, kuidas sa suhtud minusse või sellesse informatsiooni.
või vaimses sellesse informatsiooni, kui sa suhtud, noh, sa võid ju kahelda, aga kui suud austusega, rahulikult ja tänulikult ja nüüd ma tšekin nagu biiti nagu teadlane, eks ju, ta katsetab. Aga mitte nagu üleolevalt, siis see tõenäosus on protsentuaalselt kohe väga suur, eks ju. Et sellepärast ongi maailmas nii palju, et palju variante, et suured pühakud, eks ju, tulevad, transformeerivad mingid vendasi, aga mingid vendasi, noh, tal on kokkupuude isegi seal näiteks Jumal Chaitanya seal otseselt Jumalaga, aga sa lähed ka veel majjasse ja satud nagu illusoorse energia mõju alla, seal nagu oli siin üks lugu ka. Et noh, see valikuvabaduse tolerantsus Jumala poolt on ikka vapustavalt suur. Et kui ikka tuleb sulle, kõik asjad tuuakse ette, ega sa oled uhke ja samastad ja tahad seda kõike ekspluateerida, ega sa ei saa nagu seda hinge tasemel seda õndsust kätte lihtsalt, sa võid juba mingi efektitada. Siis Upanishadi huvitav värssis on Purnam ja seal, et kõik on täiuslik. See, mis saab algsest täiuslikust isiksusest alguse, kõik, mis ta on loonud, see mateeria vaim iseenesest omab ka täiuslikku loodust, kuna ta on sellest täiuslikust algest lahutamatu. Noh, mina ka seisan, vaatan, pilv on, päikest ei ole, eks ju. Teisel pool pilve, päike sõltu, eks ju, pilvest. Materiaalenergia nagu pilv, nagu kaetud. Et siis see nagu, kui sa vaatad Jumala isiksust ka, siis ta nagu on olemas siin ja praegu ja tema on täiuslik ja sina oled täiuslik ja milles on siis probleem? Et läbi transtaalsete teadmiste oma teadvuse häälestamine, eks ju, see on tõesti, et noh, kui oled häälestanud ennast pilve alla ja eitad päikest, see on sinu armastusest tulenev valikuvabadus, aga siis tuleb vennad räägivad, et kuule, et seal pilve taga on nagu päike tegelikult, seal ei ole sellist asja, et sa ei näe päikest. Välja, et meie oleme siis päikse Purnam täiuslikud osakesed, päike on täiuslik, algne isiksus, Jumala isiksus on täiuslik, meie oleme täiuslikud. Et täiuslik osake täiuslikust, algsest absoluutsest täiusest, omab samasi omadusi kvalitatiivselt, kvantitatiivselt erinev, me oleme seda päikse osakesed, eks. Järelikult meil on materjal, meil on omadused, meil on shakti, jõud, potents, Satchitananda igavik teadmised, õndsuseks ja kõik on olemas. Nüüd tuleb seda õppida pille häälestama. Tuleb õppida kitarri häälestama, kui saad ilusat lugu mängida. Kui saad kalkofooniat mängida, mis kõrval ei ole ilus kuulata ja mis hingele pai ei tee, siis võib selles karmatsüklis jätkata. Üks õudus teise otsa, eks võime põhjendada ja spekuleerida ja nii edasi. Aga Purnam, ega me ennem see täiuslik osa täiusest, algsest täiuslikust isiksust, ega ta ennem ise ka maha ei rahune. Eks ta siin natukene uitab. Aga inimvorm on siis, inimvormi 8 400 000 erinevat vormi, eluvormi, eks ju seal. Putukad, linnud, kalad, puud, taimed, loomad, eks ju. Kõrgematel planeetidel on teised kehad seal, pooljumalate planeedid. Kehatüüpe palju. Et aga inimkeha tüüp on, siis meil on tegelikult see olemas see võimalus ennast teadvustada, muud pointi selle inimkehal ei ole. Muidu see ennast kaitsed, paaritud, eks ju, magad ja sööd, 4 asja teed, mida kõik elus oled tavaliselt teevad, eks ju. Noh, loomad ütleme ka või vaatad putukad. Aga inimvormil on võimalik siis selle arukusega, intellektiga surmas nüüd sükest välja saada. Saada selleks, kes me algselt oleme, Purnam. Täiuslikuks. Et me tahame nagu ekstaasi, räägitakse, et hinge seisund algne on selline õndsuse ekstaas, preema bhakti, kus sa oled kehalisest kahesusest välja, seda õndsja laul ja nii ela. Samal ajal loed pühakirjates, et palju lugusid, kus pühendunu neab oma ekstaasi ära, siis kui ekstaas segab tema alandliku Jumala teenimist, mingi tegevuse juures ja tuleb nagu ekstaas, siis puhas pühendunu ütleb, eks ju, et olgu neetud see ekstaas, mis segab mul niimoodi alandlikud Jumalat teenida. Ehk ilma sharanagati, eks ju, ilma siis full surrender, ilma täis andumiseta ei saa olla pühendunud teenimist, siis sama mentaliteet, mina olen nautija, minu vaimne elu, mina tahan ekstaasi, on sama selle materiaalse keha samastamise, meete samastamise üks peenemaid vorme. Et aga ma lihtsalt räägin teoorias, ma ei tea, kui sa oled ennast teadvustanud, kuidas seal siis see
loomulik ekstaatiline õndsus avaldub, eks ju, nii justkui välistes, vaatad, liilades raskustes ja tõusudes ja mõõnades, eks ju, seal ekstaas ja siis öeldakse, et kõige suurem läbikukkumine enese teadvustanud isiksusel on, tema ikkagi kogeb seda õndsu, sest ta on Jumalaga nagu sina peal. Aga meil on siis jah, mitu sellist karit, üks kari on see, et me põgeneme, mõtleme, et see vaimne värk on ekstaas, nii ja naa, ja siis me tahame seda ekstaasi õndsust ja me põgeneme sinna meditatsioon, palve, kõik sinna nagu ära, eks ju, selle maailma ülesannete, tegemata jäänud ülesannete igasti jamade eest, eks ju. Ma tahan kogeda seal vaimses maailmas ekstaasi, aga see on iseenesest, aga see, kui see on eraldi eesmärk, siis see on nagu materiaalses maailmas, kõik tahavad maailma labad olla. Loomulikult meil on siis palju valikuid, mis seltskonnas me oleme või palju rolle ka. On selline harjutus ka, et kirjutad kõik rollid üles, eks ju. Ma olen seal ema, isa, poeg, oma vaimse õpetaja, õpilane. Kõik inimestele päris palju tuleb need, eks ju, seal sugulastele, naabritele, kes ma olen, erinevad rollid, mis selles maailmas on. Mis on okei, et see armastus vahetub, eks ju. Rollimängud. Aga see ei saa niimoodi, et kui vanematega suhtled, vanemate suhtes on sul nagu lapse roll, et siis sa ei saa võtta seda teist rolli, umbes, et mul on õpetaja õpilase roll, et ma võtan näiteks vanematega ka mingi näiteks guru rolli, et ma olen hoopis õpetaja. Mõnes suhtes oled ju tegelikult see, kes innustab või nagu nõuandja näiteks mõne noorema sõbrale. Et need rolle ei tohi sassi jääda, aga ütleme, et jämedalt võtta, hästi jämedalt. Mul on nagu 3 seltskonda maailmas, kuhu sa saad sisse elada. Üks on nagu vaeste seltskond. Ja paljudel on kogemus, mul on ka kogemus, kus elad nagu kuskil mingis piirkonnas, kus olid nagu vaesemad inimesed, omal ajal siis võib seal Balti jaama kandis, eks ju, ühtepidi hästi suured plussid, inimesed lihtsad, eks ju, suhelda suhteliselt, keegi ei pea ennast, eks ju, see egotsentrilisus ei ole nii hull, kõik saavad aru, et kõik on luuserid. Käisin seal turul ka, sellised lihtsad laadna inimesed. Ühesõnaga väga meeldiv. Aga samal ajal murti muidugi korterisse ka sisse, mingid nagu security'd ka ei ole, eks ju, siis seal mingid, ma ei oska öelda, sellised alkoholismid ja kõik selline asotsiaalsus ja kõik see, mis oli 90-ndatel. Et ma ei tea, et ma elasin 90-ndatel lõpus vist või. Et ütleme see nagu teine negatiivne pool ka, eks ju, kompleksid, teistpidi seal ka nagu kaklused ja ebaturvalisus kõik, eks ju. Ütleme vaestega nagu plussid ja miinused, siis on teine suur seltskond on nagu edukad inimesed, rikkad, et selles seltskonnas ka olen olnud Itaalias, siis ühes kohas veel, eks ju, et sellised, seal on ühtepidi hästi puhas, inimesed on hästi viisakad, toredad, nad saad aru, et kui sa luuser ei ole, sa oled ka edukas, tema on edukas, siis et koos toimida, selleks jäetakse nagu ruumi. Aga kui sa siis oled seal kauem ja hakkad nagu aastatega hakkad vaatama, mis seal nagu seal pinna all on, siis on samasugune õudusune nagu, vähemalt samasugune, kui mitte õudsam, see pealis pinnasu taga on see wannabe, nii õnnetud suhted, narkotsid, see kunstlik väline viisakus, ühtepidi, kui meil on valida, eks ju, kas seal paadi all või kuningalossis, loomulikult valime kuningalossi, et see nagu mõlemad on kehvad variandid, aga ikkagi see kuningalossis on kuidagi parem nutta, eks ju, selle tühja hingega, eks ju, nagu need selline, elasin ka ühes rajoonis, kus oli kõik ilus, puhas, toredad, viisakad, kõik oli kuritegevust nagu ei olnud kõik, aga siis hakkasid vaatama nende inimeste hinge, mis seal kõik toimub ja suhted ja kõik, et see oli nagu vaenlasele ka ei soovita, eks ju. Et aga ütleme jah, et siis Rolls-Royce'i taga nagu see vanasõna on parem nutta kui Zaporozhetsi, eks ju, kapoti peal roostetanud. Nii, ja siis on 3. seltskond vaimsed inimesed, meil on nagu valik. Karma järgi ka juba pannakse meid. 3. on siis, kui sa mõtled, et okei, vaesed, rikkad, kõik siin kannatavad maailmas, ma hakkan nüüd vaimseks inimeseks. Religioon, New Age, eks ju. Kuna süda ei ole puhas, siis seal saab ka egoga kõvasti lasta, eks ju. Mõtled, et nüüd on eriline, et ma sellest sopast tõusen kõrgemal, ütled kõigile head aega, sugulastele, lähedale, sõpradele, mul on hoopis teine level. Lähed sinna, alguses saad selliste samade tüüpidega kokku, vaatad, see on teine tase. Ongi teine tase, filosoofia, elumõtted, kõik põhimõtted, õiged, eks ju, headus, armastus, alandlikkus, tänulikkus, Jumala ja emaks ja looduse aktsepteerimine. Kõik on super, eks ju, aga siis mingi aeg oled seal, vaatad, what the heck, et kõik on oma seljakottidega siia tulnud. Nii vaesemates ringkondades kui rikkamates. Ja seal
usu ja religioosses seal seltskonnas samamoodi. Petmised, narkootikumid, seksuaalhälbed, noh, siis see fanaatilisus pluss see, et meie usk, meie. Noh, siis tulevad seal ka nagu hästi paljud asjad välja. Ainuke pluss on see, ütleme selles 3 seltskonnas, noh, need plusse on igal pool. Aga põhipluss on see, et kui on probleemid, eks meil oli ka nagu siga ja kägu aasta, mis elasime mungad ja kõik hästi erinev seltskonna, erinevad rahvused, eks nii kui probleem tekkis, meil oli vähemalt autoriteet. Tuli vaimne õpetaja, eks ju, kes oli vanema kogenum, ütles, tehke nii. Mõnele meeldis, mõnele meeldis, aga kõik tegid ära. Et see on nagu vaimse sellise 3. seltskonna variandi nagu suur pluss, et on üks autoriteet on nagu Jumal, pühakirjad ja vaimne õpetaja, nagu selline autoritaarne süsteem vähemalt meil. Et noh, seal võib ka spekuleerida, arvata mingi, öelda, mõelda, et ei, see ei ole nii võimas, ma teen mingi oma liikumise, nagu paljud teevad, eks ju. Noh, mis pärast nagu tavaliselt vajub ära. Et seal on ka igast jama ja nalja saab ja kaliuga ja selline ajastu, et igas seltskonnas, need 3 suurt seltskonda, igal pool sa nagu noh, näed taevast kui põrgut, eks ju. Et noh, siis ise me valime siis, noh, kui nii palju, kui saab valida.